videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Pidustused jätkuvad, jää hakkas liikuma, härrased vannutatud mehed ja ma tänan südames kõiki, kes Nõmme raadio kestma jäämist ja kaljuna seismist toetavad ja hakkavad veel toetama. Ilma teieta, jah, oleks väga raske, aga praegu on selline tunne, et moodustub justkui ühiskond ja pikkade pingutuste järel pean tõdema, et see vist ongi õnn, kui sa tunned, et sa ei ole üksi ja sind toetatakse, aidatakse, sinuga keegi on. Isegi kui sa ei näe teda, ta on. Ja täna on stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin ja tere tulemast, Igor, mis sinu meelest võiks olla õnn? Ma ei ole selle peale väga kaua aega mõelnud, aga siin kuskil võib-olla nädal tagasi või 1,5 nädalat tagasi jooksis mingisuguse teise raadiojaama eetris läbi intervjuu Eestis asuva Soome instituudi direktori Hannele Vaikiniemiga. Ja räägiti kõikidest asjadest, mis Eesti-Soome sildasid ja sõprusi ja kõike muid asju puudutab. Aga paratamatult saatejuht esitas Annelele sellise küsimuse, et kas soomlased, kas te ise nüüd ka tunnete, et te olete maailma kõige õnnelikum rahvas. Kusjuures see Soome staatus kõige enesega rahul olevam ja õnnelikum rahvas ja nii edasi tuleb välja, et see esimese koha hoidmine kestab Soomes 9 aastat juba. Ja nüüd oli täiesti loomulik küsimus, et kuidas soomlased nüüd ennast tunnetavad selle kõige õnnelikuma rahvana ja nii edasi. Ja vastus oli see, et sellest 9 aastast 7 ei tunnetanud nad mitte kuidagi. Ja nad lihtsalt mõtlesid selle peale, et ju siis on viga metoodikas. Et see, kuidas seda asja uuritud on ja kuidas neid ankeete on käsitletud ja nii edasi, et see kõik on vale ja see kõik on jama, sest soomlane ütleb, et ta ei saa aru, et ta oleks õnnelik. Nüüd viimased 2-3 aastat on ta nagu uskuma hakanud, et võib-olla on õnnelik tõesti. Aga ilma, et rääkida sellest, mida see õnn täpselt tähendab, et siin on asjad sellised mitut moodi. Hannele nimetas seda, et Soomes on üks kõige kõrgemaid depressiooniprotsente, tähendab depressantide ja igasuguste stressijate ja stressarite ja nii edasi. Protsent on Soomes üks maailmas üks kõige kõrgemaid, et soomlased on depressiivsed, õnnelik rahvas, eks ole. Ja teine huvitav asi, ta ütles, et kuna ta ise soomlannana Eestis elades on ka mõelnud selle peale, et mismoodi siis nüüd Soomes ollakse nii kohutavalt õnnelikud, aga Eesti nagu nii väga ei ole, et mis võiks selle näitaja olla, ja näitaja oli täiesti üllatav ja huvitav. Soome on maailmas peaaegu et esimesel kohal depressiivse muusika osas. Tähendab, praktiliselt võib öelda nii, et igas väikelinnas ja igas vallas ja nii edasi on oma heavy metali ansambel. Ja see muusika, mida kõige rohkem Soomes kuulatakse, ongi heavy metal ja muu depressiivne muusika. Ja vaat siit nüüd tekibki küsimus, et mida lugeda õnnelikuks, mida mitte, depressioonid, värgid, heavy metal sinna juurde, et mis me peaksime nagu arvama. Ja tunnistan, et see avastus, et ühelt poolt nagu väga õnnelik, teiselt poolt ka väga depressiivne, see mõjus mulle kuidagi väga hästi. Mul läks kuidagi tuju oluliselt paremaks ja nii edasi. Sellepärast, et mina olen kogu aeg näinud seda, et Eesti ühiskond on depressiivne ja me oleme väga õnnetud ja nii edasi, aga issand abiga depressiivsed ja õnnetud on ka õnnelikud soomlased. Järelikult ei ole Eesti selles mõttes soomlastest oluliselt hullem. Ja muidugi, mis nagu pani mind üldse sellele jutule tähelepanu pöörama ja meelde jätma ja ma ärkisin endale isegi ta siia üles, et sellel teemal tuleks nagu rääkima hakata, on see, et ma arvan, et me kõik nõustume sellega,
et Eesti uudised ja Eesti suhe oma riiki on üldiselt ülemääraselt minu arvates või liigselt depressiivne oma olemuselt. Me oleme sellest muide rääkinud siin samaski Nõmme raadios mõnda aega tagasi, et mida sa Eesti poliitikast ka ei räägi. No ütle mulle üks hea uudis Eesti poliitikast. Kohe ütlen, Terras kuulutas suu- ja sõrataudi saabumise puhuks on kõik plaanid paigas. Paned sa tähele, see on sisult depressiivne, aga vormilt bravuurikas. Nii, selle peale ma ütleksin nii, et nüüd sa siis astusid must 2 sammu ette ja eest ära, seepärast Terras oli mul valmis teema, aga me jõuame sinna ka kohe juurde. Tähendab, jah, no ütleme niimoodi, kõigepealt ma ütlen, mis on tõesti enam-vähem õnnelik olnud või inimesed nagu enam-vähem rahul on olnud, nii imelikkusega ei ole. Uus vabariigi valitsus, Kristen Michali juhitud, ainult selle olulise vahega, et see õnnelik valitsus lõpeb kohe varsti ära, ma ei tea, kas järgmisel või ülejärgmisel nädal, saavad 100 päeva täis ja siis Michal alles hakkab saama ja alles meil saame näha, kui kole peaminister ta on. Aga üldiselt, kui sa võtad kõik ülejäänud, siis, aga võt sa tegelikult astusid, nagu ma ütlesin, 2 sammu eemale. Terras on muidugi super näide ja mitte ainult tema, vaid ka süüdi mõistetud kriminaalkurjategija Gert Kingo on tegelikult inimesed, kelle puhul me peamegi depressiivsed olema. Tähendab see Terrase suhtumine põllumajandusse ja nii edasi, võimatu. Oleks ta vait olnud, oleks jäänud filosoofiks. Ja oleks aga muide mitte kauaks, sest tegelikult kogu see tema taust ja see on selline, mis ajab üldiselt inimesi marru. Ja kui me nüüd arvestame seda, et põllumajandus on väga spetsiifilise iseloomuga majandusharu, siis ütleme siis niimoodi, ma ei tea, kas peab siis nüüd tõesti lausa Marxi juurde tagasi minema. Kui linnas vabrikutes teenitakse kasumit, me investeerime, töötame ja kasum hakkab tulema, siis põllumajanduses kasumit ei teenita. See raha, mis põllumajandusest tuleb ja mis teeb põllumehe jõukamaks ja põllumees põline rikas ja nii edasi, selle asja majanduspoliitiline nimetus on diferentsiaalrent. Ja diferentsiaalrent on see kasum, mis tekib sellest, et maad on erineva kvaliteediga, on väga viljakas maa ja mitte viljakas maa. Ja kuna meil on süüa igal juhul tarvis, tähendab ükskõik millise maa pealt ta tuleb, siis meil on tarvis ka seda kartulit ja kapsast ja mida iganes, mis tuleb kõige viletsamalt maalt. Aga et keegi oleks üldse nõus kõige viletsamal maal töötama ja meil on vaja, et inimesed seal töötaksid, sest meil on kapsaid, kartuleid, piima ja kaalikaid ja kõiki sükse asja vaja. Siis ka kõige nigelam maa peab andma, nimetame tinglikult seda kasumiks. Kui üks treipink või freespink või mingisugune muu niisugune riistapuu, saag või miski, ei tooda kasumit, siis lihtsalt see vabrik pannakse kinni või hakatakse tootma teisi asju. Halb puusepa töökod on nii edasi, läheb kas pankrotti või lihtsalt puusep võtab sealt rahad välja ja hakkab tegema midagi muud. Maaga seda ei juhtu. Kui on tegemist väga halva maaga, aga kui ta vähemalt midagigi toodab, siis ta annab midagi, siis ta peab mingisuguse tulu põllumehele andma. Ja vaat seda kasumit või seda sissetulekut, mis tuleb halvalt maalt, mis on viletsam kui kõige viletsam tööriist linnas, võt seda vahet nimetatakse diferentsiaalrendiks. Ja tänu sellele on kogu see põllumajanduse juhtimine hoopis teistsugune. Tähendab selleks, et see diferentsiaal tekiks, tuleb põllumehele anda. Siin meil on igasugused subsiidiumid ja toetused ja mis iganes sinna juurde, selleks, et kõige kehvem maa toodaks, sest ilma kõige kehvema maa toodeteta me jääme nälga. Ja võt see teebki põllumajanduspoliitikat teistsuguseks. Siin ei ole nüüd niimoodi, et see on kehva lõpetab, siit ärme anname, kas siit riigi poolt anname või mitte ja nii edasi.
see kõik on põllumajanduse puhul teistsugune ja ma tahaks näha, kas Terras saab sellest aru, mis sünnib või ei saa sellest aru. Tähendab tõenäoliselt muidugi mitte. Lihtsalt pilk näkku ja on arusaadav, et ta on umbes sama tark kui J.D. Vance, eks ole, ja mitte midagi enamat. Aga muide alles hiljuti, see oli kuskil üks paar nädalat tagasi, kui jällegi oma intervjuu andis Joakim Helenius, kes oli seisus ja kes oli sunnitud hakkama müüma oma piimakarja, mis oli seal kuskil peaaegu ligi 1000 lehma ja nii edasi. Aga ostja hüppas alt ära ja nüüd ta ikkagi peab seda edasi, aga samas on see niisugune asi, et kuna piima ei ole turul nii palju niisama, kui meil vaja on, siis peab ka see kehvasti töötav Heleniuse farm töötama edasi ja inimesed peavad seal tööd tegema, seal on kui me vaatame neid tegelasi, kes on seal Õnne 13, eks ole, on seotud seal selle põllumajandusliku tootega ja nii, siis me saame aru, kuidas see värk käib. Aga võt, siin nüüd tekib veel see koht, et kas Terras saab nüüd sellest aru, et näiteks, et kui antakse raha ja subsideeritakse näiteks Estonian Airi, mida seal kunagi oli, või praegu Rail Balticut, see on üks story, aga kui subsideeritakse põllumajandust, siis on see teine story. Võib-olla ma ei toonud väga head näidet ikkagi, et igal juhul on vaja. Võtame lihtsalt mingisuguse teise põllumajandusliku toote, näiteks apelsinid, mandariinid, mis meil ei kasva. Ja meil on ükskõik, kust need apelsinid, mandariinid tulevad. Aga neid apelsini ja mandariini on vaja toota siis kas Marokos, eks ole, mis on üks põhitootja, või Itaalias või nii edasi. Ja ka Itaalia viletsatel maadel ja Maroko kehvadel maadel on vaja teha neid apelsine ja neid teisi asju. Praegu Argentiinast tulevad meil kirsid ja mis iganes. Et või võtame veel hoopis kaunima näite, lilled madalmaadelt, sest lilli naistepäevaks on alati vaja ja lilled on üldiselt alati hästi minev kaup, kui te vaatate seda, mis toimub Viru tänaval. Ja see on siis ka näide selle kohta, kus meil on tegemist diferentsiaalrendiga. Diferentsiaalrent iseenesest, ma saan aru, et see läheb kuidagi nagu väga loenguks, aga räägime ükskord ära, siis on jälle suu puhas ja ei ole vaja selle juurde tagasi tulla. Selline diferentsiaalrent, kus ka kõige viletsam peaks mingit kasumit tootma või nii edasi, on veel üks asi, mäetööstus, kaevandamine. On vaja kaevandada põlevkivi või kivisütt või minu pärast kas või kulda ja teemante kuskil Jakuutias ja nii edasi. Ka siis, kui see kaevandamine on raske, keeruline ja juhul, kui tehakse midagi sellist, mis on hädavajalik, siis ka kõige viletsamast august saadav kraam, metallid või muldmetallid või nii edasi, peavad saama mingisuguse kompensatsiooni. Miks? Sest kui kaevanduse omanik ja põllumees ja näiteks Joakim Helenius ei saa sellist kasumit, nagu nad näiteks saaksid linnas või natukene väiksemalt nii edasi, mida nad teevad, nad lähevad tootmisest minema. Lihtsalt kogu see farm pannakse kinni ja lugu on sellega lõppenud ja kogu selle farmi toodang jääb turule tulemata. Nii et siin ongi see konks, et põllumajanduses ja kaevanduses peab tootma see, kes toodab, ütleme niimoodi halvasti või kelle käes on need ressursid, mis ei ole kuigi head. See on nüüd siis selle Terrase juurde, tekib sügav küsimus. Mis küsimus? Mul ei teki Terrase suhtes mingid küsimusi. Tähendab, ma tean, et mul saavad tekkida ainult sügavad kahtlused. Igor, kui ma nüüd õigesti mõistan, siis see diferentsiaalrent on põhimõttel, et selleks, et keegi hariks ka seda kehva maad, peab olema riiklik stiimulus
torkab talle kanni ja ta näeb, et ta võib seda harida küll, jääb ise ellu ja saab meie linna saata siis püha kartuli. Absoluutselt. Ja selle see point on. Tähendab, meie muidugi see väga hea käik on see riigi oma. Vot sellepärast ongi selline mõiste nagu Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika. Selline värk. Poliitika, ma ei tea, miks ma vene keeles ütlesin. Eks ole, Euroopa põllumajanduspoliitika ja aga see läheks nüüd väga keeruliseks. Tegelikult on ka niimoodi, et diferentsiaalrenti teenitakse ka turul teatud tingimustel. Kui riik ei toeta, siis vähemalt ühe sõnaga ütleme niimoodi, et kui on nigel sisend, see selline sisend nagu maa ja seda toodet on ikkagi vaja, siis tegelikult see diferentsiaalrent lisandub ka turul olevale hinnale. Ja siin nüüd küsimus ongi selles, et kui nad toodavad nii kehvasti ja nii vähe ja sisendid on nii viletsad ja samal ajal on nad nii kallid nii edasi, miks nad toodavad, on loogiline küsimus. Mingi hakake tootma mööblit näiteks või minu pärast ükskõik mida, mingi ehitusse või nii edasi. Aga point selles ongi, et ühiskond tervikuna on huvitatud sellest, et võt ka see nigel, see mis rääksid, et ka see toodaks. Sest risk, et see jääb ära, on ka väga suur. Nii et nii need asjad käivad, aga ma tahtsin juurde nimetada, esiteks ma palun vabandust, et see jutt nii pikk oli, aga lõppkokkuvõttes asi ongi selles, et kui sa ütleme kuskilt Sopaugu külast võtad Toru Luksepa ja paned ta peaministriks või selle Toru Luksepa paned mingisuguse muu sihukese tähtsaga koha peale, siis on see jama. Aga kui sa paned ebakompetentsi inimese põllumajandust juhtima, siis on see muidugi topelt jama. See on tema karjääri triumf, sest Piiteri printsiip ütleb, et varem või hiljem läheb iga ametikoht selle kätte, kes ei tule asjaga toime ja kes on tõusnud oma ebakompetentsuse tasandile. No täpselt, ainult lihtsalt probleem on selles, et põllumajanduses on see kompetentsi nõue tegelikult kõrgem kui kuskil mujal. Sellepärast, et ühesõnaga kogu see diferentsiaalrent ja selle jaotus ja nii edasi, see on seotud Euroopa poliitikaga. Me saame aru, et Euroopas on need ka väga erinevad, sellepärast, et on olemas erineva põllumajandusliku tootmisega nii edasi. Näiteks Ukrainas on see diferentsiaalrent kõige väiksem, sellepärast nad maalt ukrainlased lihtsalt teenivad taalist kasumit. Sellepärast neil on niivõrd kohutavalt hea maa ja kõik need nisud ja rukkid ja maisid ja mis iganes tulevad ukrainlastele suhteliselt lihtsalt kätte. Aga see on nii erinevates kohad. Aga nüüd rääkides kompetentsist ja nii edasi, siis me peame tagasi tulema sellise institutsiooni juurde nagu EKRE. EKRE. Sest siin tekkis ka üks väga huvitav kompetentsi teema. Isegi õieti 2 kompetentsi teemat. Üks asi oli seotud ütleme siis altkäemaksukahtlusega, mis osaliselt langes ära. Kersti Kraht seal, aga ta mingi kolaka ikkagi väikse sai, aga see ei ole nii lõbus. Palju lõbusam on lugu on Gert Kingo, kes oli meie minister kuskil 6 või 7 kuud, kes keevitas endale taskusse need kuulsad rahad, esinduskulud, rahad, ükskõik kuidas me neid ka ei nimeta. Oli minister kuskil 6-7 kuud, löödi sealt koha pealt minema ja kes on läinud ajalukku mitte ainult rahade valesti kasutamisega, mis on iseenesest paha asi. Aga ta on läinud ka, ta on ühe sõnaga Eesti, ma arvan, kõigi aegade kõige naljakam minister. Ja tema naljad seisnesid selles, et esiteks selgus, et ta ei oska võõrkeeli. Ta ei oska inglise keelt, mis on üks issandale meelepärane ja hirmus lihtne keel, ära õppida poliitilise suhtluse tasandil või isegi tavatasandil, minu pärast kas Viini või Pariisi
hobuse mehe juurde või voorimehe juurde ja sa räägid kõik oma vajalikud jutud ära, mis vaja on, või Odessas seal samas. Mis mulle tuletab meelde mulle, võt nüüd ma räägin jälle ühe teise huvitava loo. Odessas oli üks sihukene inimõigustega seotud konverents, kus olid siis Balti riigid ja Ukraina siis tol korral ja nii edasi. Odessa on igavesti kihvt ja ilus linn. Ma olen seda öelnud ja ütlen edasi, et Odessa näeb välja nagu Pariis. Ainult, et Odessa on puhtam ja arhitektuuriliselt teataval määral ühtsem ja kenam. Sihukest Pariisi eklektikat Odessas ei ole. Aga eks ole, Odessa, täikaturg ja Privos ja kõigist nendest asjadest ju teatakse seal. Ja kuna mul eriti palju aega seal ei olnud, siis esimesel Odessasse saabumise ööl ma läksin kella 2-3 paiku välja jalutama, et vaadata seda Odessa kesklinna. Ja seal on siis üks koht, kus tänava ääres seisavad Odessa voorimehed, kus turistid ja saavad sõita hobustega ringi kaarikutes. Mina sõita ei tahtnud, aga ma tahtsin mõne Odessa inimesega rääkida. Ja mul ei olnud teisi kedagi kuskilt võtta, kui need Odessa voorimehed ja ma läksin selle esimese mehe juurde ja küsisin, et ma olen Eestist ja minu nimi on Igor. Aga ma olen kuulnud, et Odessas ja Odessa turul ja täikal võib saada mida tahes. Ja ütleme, et ma küsin teie käest, et kas teie käest Kalašnikovi automaati saab osta, see sama AK-47, millest me sinuga rääkisime siin 6 aega tagasi. Et kas osta saab? Taas mulle pikalt halva näoga otsa ja ma sain aru, et loll küsimus, et ei saa. Ja hakkasin vaikselt ära minema ja see mees tuleb mulle järele, voorimees, ja koputab õlale. Ma isegi korra nagu ehmatasin ära, et huvitav, et kas ta tahab mulle vast hambaid panna, aga siis mille eest ja nii edasi. Pimedas, eks ole ju. Ta koputas mulle õlale ja vaatas mulle veel kord pikalt otsa, kui ma tõepoolest olen Eestist ja kas tõesti see ja see. Ma ütlesin, jah, see, et aga mis siit. Aga ma ütlesin, ma ei taha sinuga sõitma minna ja nii edasi. Pole lugu. Ja siis ta esitas sihukese olulise ja saatanliku küsimuse, et see kõlas nii. Kas on väga vaja? Ja vaat selle peale ma ei osanud enam mitte midagi vastata. Kusjuures mul läks meelest ära öelda, et miks ma hakkasin sellest rääkima. Me rääkisime omavahel inglise keeles. Sellepärast, et ma sain aru, et tegelikult odessalased ja nii edasi. Eks nad omavahel, kui nad teavad, eks nad vene keelt nagu natuke räägivad, aga ma teadsin kindlalt, et odessalased ja eriti Odessa juudid lihtsalt vihkavad venelasi igas asendis. Ja sellepärast, et öösel pimedas minna kuskile vene keeles rääkima, ma nagu mõtlesin ka, et mul võivad probleemid tekkida. Aga ma räägin seda selleks, et Odessa voorimees, kes ei olnud muide väga noor mees enam, ta võis olla 55-60. Ja üldiselt ta oli sihukese enam-vähem soliidselt kutsari moodi riides, nagu meilgi mõisa kutsareid filmides näidatakse ja nii edasi. Ja kõik. Ja õieti see tema küsimus oli selline, you really need it, et on sul seda tõesti väga vaja või nii edasi. Ja siis ma sain aru, et jaa, Odessast on võimalik kõike osta, kui niimoodi küsitakse. Ja Odessa voorimees räägib inglise keeles. Aga Eesti minister, EKRE juhatuse liige, pane tähele, ei rohkem, ei vähem, Gert Kingo inglise keelt ei räägi. Aga silmad on nii ilusad, nagu üks vana anekdoot ütles. Tontsu seda tead. Mulle näiteks tema soeng üldse ei meeldi, aga hea küll. Ega ma teda nii väga ei vaata, aga ma ei ole elusest peast seda kordagi näinud. Aga ühesõnaga tegemist on EKRE ühe sihukese juhtiva tegelasega, millest me siis teeme järelduse, et EKRE valib oma juhatusse. Ütleme siis niimoodi, mitte liiga haritud ja sellised ikka põhiliselt ikka rumalavõitu inimesi. Ja ma ütlen, et oligi ju ametis kuskil 6 kuud või midagi taolist, aga see on siis üks tähendab, et on olemas Gert Kingo, kes ei oska võõrkeeli ja kellel jätkus häbematust kuskil öelda, et kui tema läheb kuskile välismaale, siis tema räägib seal ainult eesti keeles
ja hakkab nõudma tõlgi abi, et kõik temast paremini aru saaksid ja nii edasi, no tule taevas appi. No kui totter võib inimene olla, sellepärast, et inglise keelt räägivad kõik ju. Mitte keegi ei räägi korralikku inglise keelt, kõigil on oma väiksed vigurid ja vead küljes, mõned teevad pulli pärast inglise aktsenti ja mida iganes, aga jutud saavad räägitud. Ja kujuta nüüd endale ette, et meie siis infotehnoloogia või tont teab, mis asja minister läheb kuskile välismaale konverentsile. Infotehnoloogia. Muide, siin tekib väga õige küsimus, muide, mul tuleb üks asi veel meelde. Üks põhjus, et me rääkisime, me oleme sinuga nii kaua juba olnud, et me räägime ühtedest samadest asjadest mitu korda. Üks lugu, millest me vanasti rääkisime, oli lugu keeltest. Ja me rääkisime sellest, et maailmasõda keelte vahel on tänaseks lõppenud. Ja konkurentsi keelte vahel enam tegelikult ei ole. Inglise keel võitis ja sellega on jah ja aamen. Kõik prantsuse keeled ja saksa keeled ja hispaania keeled ja nii edasi on huvitavad. Kusjuures näiteks kindlasti väga laialt levinud hispaania keel, mis on peaaegu kogu Ladina-Ameerika, miinus Brasiilia, kus on portugali keel. Ja üldse Hispaania, Mehhiko, mis igan, väga laialt levinud. Üldiselt räägitakse saksa keelt Kesk-Euroopas, siin siis Austria, Šveits, Saksamaa siia juurde. Prantsuse keel, siin ja seal, eriti mitmetes Aafrika riikides, mis olid endised Prantsuse kolooniad. Seal siis on ka meil nagu prantsuse keel ja siis on veel paaris kohas on prantsuse keel veel rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu näiteks rahvusvaheline postiside liit. Kui te lähete kas või välismaale saatma mingisugust pakikest siit meie Omniva kontorist või nii edasi, te peate ära täitma vastava ankeedi seal, kuhu aadress ja värgid ja nii edasi, siis te näete, et seal nende joonte peal, kuhu te peate kirjutama, ütleme, see õpetus on prantsuse keeles, seal ei ole niimoodi, et teie nimi või nii, vaid seal on see votre nom, votre prénom, l'adresse ja nii edasi. Tähendab, see on jäänud sinna ja tõenäoliselt jääb veel. Muide, sellega seoses veel üks huvitav asutus, kus prantsuse keel on väga tähtis, on ülemaailmne filatelia ühing, margikogujad. Sellest peab ka aru saama, sellepärast, et margid ja post on omavahel tihedalt seotud. Aga kui me nüüd kõik need asjad kõik ära koristame, need teised väiksemad ja nii edasi keeled. Ja üks lugu on veel, aga sellest me peame rääkima ühes mingis teises saates. Hiina keel. Paraku on nüüd niimoodi, et hiina keel ei ole eriti levinud väljaspool Hiinat. Tähendab, Hiina, Taiwan ja sellega nagu enam-vähem lugu lõppenud. Indias oma keelt ei ole. Sellepärast seal on keeli tükki 20 ja 3-4 tükki neist on nagu riigikeeled ja nii edasi. Millega muide ma tahaksin meid vaatavaid noori lapsevanemaid või tulevasi lapsevanemaid, kelle lapsed alles tekkima hakkavad, tahaks hea nõuande öelda, mida ma oleks ma teadnud ise 25-30 aastat tagasi, ma oleks oma pojaga seda sama teinud, et põhimõtteliselt on täiesti mõtet lastele, ütleme 5, 6, 7 aastastele õpetada hiina keelt. Sellepärast, et täiesti selge, et kuskil 10, 15, 20 aasta pärast hakkab hiina keel domineerima. Ja hiina keel on piisavalt keeruline, et kui teda lapsest saadik ei õpi, siis pärast täiskasvanud peast läheb ta keeruliseks. Ma tean ainult ühte inimest, see oli ka nii usin poiss ja nii tark ja andekas ja kes enam-vähem täiskasvanud peast hiina keele ära õppis, on tuntud ärimees Indrek Rahumaa. Aga seda, kuidas tema hiina keelt õppis, nägin ma, ta oli 14-15 aastane lihtsalt sellepärast, et oli minu sõbra Eimar Rahumaa, professor Eimar Rahumaa poeg. Ja kui me seal külas käisime või nemad meile tulid nii edasi, siis me elasime ju ka veel väga lähestikku. Siis ma nägin, kuidas see Indrek õppis seda keelt ja ta ei olnud sugugi mitte laps, vaid ta oli kuskil 16, 17, 18. Ja kuigi me nüüd ei ole nagu eriti kohtunud, aga keegi Hiina diplomaat või keegi nagu kuidagi ütles, et üks väheseid eestlasi, keda ta teab, kes oskab
mitte seal ei veeri, vaid kes oskab hiina keelt. Kusjuures seda mandariini hiina keelt, et ta oskab ja et mis on veel eriti ebatavaline on see, et ta oskab ka kirjutada hiina keeles. Sest ütleme, see suuline hiina keel, nagu ma olen aru saanud, no see on enam-vähem niimoodi ära õpitav, et seal on sellised sõnad suuliselt, mida sa räägid, kus on siis ütleme 2-3 täishäälikut ja 3-4 kaashäälikut ja ongi kõik, ütleme seal Guangzhou, Wuhan, Hiiwan-Di ja mis asjad nad seal kõik on. On imelik, eks ole, aga see on nagu enam-vähem ära õpitav või mulle tundub, et see on nagu suhteliselt lihtsamalt õpitav. Aga mis on tõeliselt keeruline, on see kogu see hieroglüüfide süsteem. Ja see oleks siis nüüd ütleme siis järgmine keel, mis hakkaks domineerima. Nii, muide, mul oli üks kolleeg Notre Dame'i ülikoolis seal USA-s õpetas muide börsi asjandust, kes oli jaapanlane. Ja nimi oli Yusaku Furuhashi. Mulle kuskile alla õla ja mina olen ükskord juba lühikene mees ja nii edasi. Hästi sümpaatne mees, hästi fantastiline selline huumori ja ladu. Kusjuures, mis minu jaoks oli väga huvitav, mul on eraldi kuskil isegi vihik olemas. Sa kujutad endale ette, et ta räägib Jaapani anekdoote. Ja Jaapani anekdootidel pole mitte midagi ühist meie omadega, aga naerma ajavad nagu jube. Ja kuna ta oli sellise hea olekuga, siis ta veel, kui ta veel siis rääkis neid Jaapani anekdoote küll inglise keeles, aga Jaapani aktsendiga. Ja kui ta siis veel tegi nägusid ja liigutus ja ühesõnaga, sest inimesteks võid näitleja saada. Aga nüüd oli siis niimoodi, et me sattusime temaga koos Moskvasse ja seal vihma hakkas sadama, läksime puu alla ja täpselt seal üle tänava asus üks restoran, mis oli Hiina restoran, mäletan, mis ta venekeelne nimetus oli ja siis selles, me räägime aastatest praegu 1994-1995 kuskil. Ja siis seisame seal puu all ja siis ta vaatab ja siis ütleb, et selle restorani nimetus hieroglüüfides on valesti kirjutatud. Et see hieroglüüf on vale ja sealt on üks hieroglüüf puudu. Ja ma ütlesin, kuidas sa ometi, et kas sa siis oskad hiina keelt ka või? Ta ütles, ei, mis ma ei oska, ma lihtsalt oskan hiina keeles lugeda ja seda ja teist. Ja siis ütles, jah, võt seal on, näed hieroglüüfis, võta sealt on 2 kriipsu puudu ja siit alt on üks sükene teine kriips puudu. Uskumatu, kuidas seda võin. Ja ma uurisin siis tookord vihma käes puu all, hakkasime sellest asjast rääkima, et kuidas see võimalik on, et jaapanlased, kes peavad ära lõppima oma selle keele, kuidas nad siis peale selle veel oskavad hiina keelt parasjagu nii palju, et nad oskavad kirjavigu. Hiina keeles Moskvas Hiina restorani ukse pealt või sealt sellest kuulutusest või sellest neoon, sellest lambit. Kuidas nad oskavad selle siis ära, et kas te olete tõesti siis nii uskumatult geniaalsed ja nii andekad ja nii edasi? Mis ei ole eriti midagi, et kusagil 6., 7. või 8. klassis, et vabatahtlikult, kui keegi tahab hiina keelt õppida, et siis meil on see vabatahtlik aine ja et ma paar aastat nagu käisin ka, vaatasin seda hiina keelt ja nii edasi. Ja hakkasin mõtlema, huvitav, kuidas sellistele inimestele kasv siiani? Kuidas nendele kõik see asi pähe mahub? Kõik need asjad. Ja siis ta ütles, aga et muidugi, et igasugused need dialektid, et need on keerulised, näiteks, et ta ütles, et võt seda hiina keelt, mida Taiwanis räägitakse, mis on hiina keelt, ta ütles, et kui ma tahan sealt börsiteateid lugeda või niimoodi, mida ma saan siis üliõpilastele rääkida ja nii edasi, et siis mul on ikkagi sõnastikku vaja, et ma ikka aeg-ajalt pean seda Taiwani hiina keelt sealt vaatama ja nii edasi. No mis järelduse ma siis teen? Järeldus on imelihtne. Kui
Hugh Furuhashi, kes väidab, et ta oli koolis täiesti tavaline õpilane ja meie mõistes õppis 3+4 peale. Ja ta paneb, eks ole, oma jaapani keelt nagu müdin. Ja kui ta on siis 2 aasta jooksul juurde õppinud veel hiina keele, parasjagu nii, et ta hiina keelest kirjalikult aru saab ja nii edasi. Ja ta rõhutas, et ta oli kunagi olnud hea õpilane, et tegelikult, et temasse ikka professor ja see ikkagi, et ta hakkas õppimine hästi minema pärast ülikooli, siis kui ta hakkas doktorantuuri minema ja nii edasi, et siis sai temasse tark pea, aga et ta ei ole kunagi seda enne olnud. Et kui nemad on võimelised ära, no miks me peame eeldama siis, et meie omad ei õpi seda ära? See oleks siis jaapanlastega seotud Suzuki meetod. Tema pani niimoodi lapsed pilli mängima, viiulit just eriti. Et kui nad suudavad jaapani keele ära õppida, kuidas on võimalik, et nad viiulit ei mängi, aga kui peres keegi ei mängi ja eeskuju ei ole, no mõistetav ju. Ja. Küllap nii on. Aga tähendab praegu tegelikult, jälle me räägime ühest ja samast asjast, me ikka ringiga läheme. Tuleme siis uuesti tagasi. Tähendab, meie teema on siis Kert Kingo, kes on siis standardne EKRE juhatuse liige, kelle meie panime ministriks ja kes ei oska võõrkeelt. Ja kogu see tema jutt sellest, et tal on vaja, et eesti keel areneks ja mida iganes ja sellepärast räägib eesti keelt läbi tõlgi, et laiendada eesti keele areaali, see on puhas bluff. Mingit Eesti areaali infotehnoloogia minister arendada ei saa. Ja nüüd tekib järgmine probleem. Meil on infotehnoloogia minister Kert Kingo, aga keda huvitab, miks me sellest räägime, seepärast, et Kert Kingot hakati hiljuti kinni panema. Tähendab, ongi kriminaalkurjategi, aga enne kui me kuriteo juurde jõuame, räägime siis sellest, et nii. Vaata, kui meil nüüd on infotehnoloogia minister, kellel on inglise keelega probleem, siis sellest me järeldame seda, et tal on probleem ka info ja tehnoloogiaga. Just. Sest mis asi, vaata seda sama kaamerat ja seda mikrofoni siin või seda, mida sa sealt arvutisse praegu meie jutust plõksid ja nii edasi, seal on kõik ainult inglise keeles. Kui on tõlgitud, see tekitab raskusi. Õige. Ja alates kõigist sellest asjast, fail. Mis asi on fail, eks ole? Me teame seda niimoodi, aga hakkab, mis ta on, mis kaust või mis asi ta peab olema. Ja nii edasi. Muide, üks lugu, mida mulle hiljuti rääkis keegi minu kolleeg Vaimulik, noorepõlve mees, muide ka infotehnoloogia haridusega ja parandab seal mingisuguseid arvuteid. Nii et mõnikord on muidugi väga omapärane, millised teadmised, mis tekivad. Et näiteks Google'is või pigem mingis teises asjas, ammu enne ChatGPT-d või nii edasi, tähendab, ta lõi sisse muuhulgas selle sõna, et mida see tähendab. Ja ta lõi sisse sõna ikoon ehk ikoon. Ja esimene vaste on see siis väike märge arvuti ekraanil. Ja muide, ma torkaksin vahele veel vene keel. Seal on ju ka gadgetid ja igasugused. Venelast on kõik ära rikutud. Sest neil ei olegi, ühesõnaga, venelastel tuli see infotehnoloogia tegelikult kohe vene keeles. Tähendab, nad ei lasknudki seal väga palju inglise keelel laamendada. Kuigi nüüd nad on muidugi kõik seal, aga tähendab, vene keeles kasutatakse, tähendab, kõik need sõnad, mis sa siin nimetasid ja see ongi niimoodi. Aga tegelikult see et ikoon, see esimene on is small symbol on the computer screen. Väike märgikene arvuti ekraan. Ja alles teine või kolmas oli siis see, et püha pilt. Nii et nii palju ja niimoodi on need asjad muutunud. Nii et ühesõnaga meil ei saa olla arvuti asjanduse ministrit, kes ei oska inglise keelt.
sellepärast, et ja kui ta õpibki ära need 3-4 inglisekeelset sõna, mis seal alguses on, siis ma mäletan, et kuskil isegi istusime siin jälle vist mingi Ameerika kolleegiga või kuidagi siin istusime, rääkisime nendest inglisekeelsetest asjadest, aga siis olid paar Eesti poissi, seal oli ka. Ja me siis ütlesime, et tegelikult, et teie need inglisekeelsed terminid on mõnes mõttes tobedad või kuidagi ootamatud. Et näiteks, kuidas oli tõlgitud, on selline asi nagu väike, pehme väljavaade, mis on siis Microsoft Outlook. nii et võib-olla see on isegi siuke tore, vaata sul Andres Rait käib siin võitlemas eesti keele eest ja nii edasi. Vaatame, mis ta siis ütleb, mis eesti keelest edasi saab ja nii edasi. Muidugi, ega tegelikult praegu on ju ka veel siuke huvitav nüanss, et vähemalt teatud osa tarkvarast muutub siiski ka eestikeelseks, ise küsimus, kui mahukas ja kui võimekas ta on seoses AI-ga. Siin nüüd, kus me andsime suure osa oma nendest mõtlemisvõimest pehmelt öelda. Jah, andsime sinna eesti keeles, nii et nii ta läheb. Aga nüüd siis meil oli siis Gert Kingo, kes keelt ei oska. Nüüd tal oli teine huvitav omadus, oli ministrina veel. Ja see oli seotud sellega, et ta keeldus sõitmast kuhu tahes Euroopasse, keeldudes minema lennuki peale. Kusjuures see tähendab seda, et esiteks, isegi kui ta läheks lennuki peale, on ikka jama, sest ta ei oska midagi rääkida. Aga teine asi on see, et sul on normaalne transpordivahend ja sa lihtsalt ei lähe sinna. Ja nüüd tekib küsimus, kui me rääkisime, tegelikult võtame päris tagasi, me hakkasime rääkima terrasest ja põllumajandusest, et kompetentsis küsimus. Ja nüüd me jõudsime järeldusele siis EKRE-st ja EKRE seosed IT-ga, mille eest nad pidid vastutama ja EKRE osalus rahvusvahelises töös või vabariigi valitsuse esindamises ja nii edasi, mis ei ole võimeline sellepärast, et meil on minister, kes A ei lenda, B, kes ei räägi keelt. Ja nüüd siis lõppkokkuvõttes tuli siis 3. kolakas, see on see, et ta kuritarvitab Eesti riigi raha, selgelt kasutades seda raha ülimalt ebaotstarbekalt, see tähendab kinni maksmaks advokaate mingitel teistel inimestel, kas EKRE-st või kuskil, kes olid siis vastavalt kohtu all ja nii edasi ja Gert Kingo siis oma esinduskulude ja oma selle rahaga siis maksis need kinni, mis on ju tegelikult riisumine kõige puhtamal kujul. Ja meil on ju küll räägitud sellest, et keegi on seal mingisuguse kohvikuarve kuskil kinni maksnud või midagi taolist, aga see advokaaditasude kinni maksmine võõrastel inimestel, see on täiesti selgelt sisuliselt vargus. Kohus nii ütles, muide, ei tõenäoliselt läheb see veel väga võimalik, et see läheb edasi sinna ülespoole ringkonnakohtusse, aga ma ei usu, et seal oluliselt midagi muutub. Ja ega ringkonnakohus ei saa teha olematuks keele mitteoskamist ja ebakompetentsust erialaliselt ja seda lendamisvõimetust ja nii edasi, nii edasi. Nii et see ei muutu. Aga küll on aga tegemist selles mõttes väga toreda ja hea inimesega, et me näeme kohe, kui valesti ja kui nihu võidakse meil inimesi ametisse määrata. Kas see ongi nüüd kakistokraatia, et valitakse võimalikust kõige halvem variant? See võib olla küll. Tead, ma ei tea, kas see on süsteem, aga see konkreetne juhus on küll. Sellepärast, et ma arvad, et see on juhus? Ei, ma arvan, et vist ei ole. Kõige hullem lugu on see, kui me kõrvutame seda näidet, tähendab kõige viletsamast valikust ja nii edasi, ma väidan, et 4.–5. klassi poiss, mitte päris 2 mees, aga ütleme 4-5 mees,
täidaks selle funktsiooni paremini ära, kui seda tegi Gert Kingo. Esiteks tänapäeva tatninad oskavad arvutiga kõik ringi käia. Nad kõik räägivad inglise keelt, sest nad vaatavad, eks ole, telekat ja nii edasi, nii edasi. Mängivad austraallastega arvutimänge öösel ja jutt jookseb. Absoluutselt. Muide see jällegi nüüd see tuletab jälle ühte teist asja meelde. Võt, ma olen ka Austraalias mingil ajal olnud, no mitte väga palju, aga ikkagi paar kuud töötasin seal. Saadeti. Siis seal oli küll niimoodi, et jällegi üks kolleeg keelas oma lapsel igasuguse selle mängude asja ja selle vahtimise ära. Küll aga lubas ta vaadata mingisuguseid filme ja nii edasi, aga mitte võt neid konkreetseid mänge. Ehk ta ütles niimoodi, et Austraalias kaob õige inglise keel ära. Sellepärast Austraalia lapsed hakkavad rääkima Ameerika aktsendiga. Sellepärast nad suhtlevad selle tolle samaga. No, oleks veel, et inglise aktsent, et sellega nagu, et ta võib vaadata ja ta võib vaadata mänge, aga siis see kolleeg, ta kontrollib üle, mis keelega see on. Ja isegi kui see on, ütleme, selle Ameerika keelega, siis ta otsib välja mingisugused sellised variandid, kus on siis kas tõlge või midagi taolist. Ameerika keel väga hea väljend. See tuletas mulle meelde jällegi ühte lugu, ma kardan, et ka seda ma olen sulle rääkinud, me võime korra selle juurde tagasi tulla. Mul oli üks kolleeg, kelle nimi oli Eric Smithburn, hästi sümpaatne inimene, kellega me alguses saime väga halvasti läbi, aga pärast oli ikka siuke päris suur sõber ja aitas mind igasuguste seal asjadega ja mis iganes. Ja me õpetasime koos Londonis temaga. Ja Eric Smithburn on kirjutanud ja sa võid minna selle arvutisse, leida selle üles, isegi tellida endale kuskil 25-30 euro eest sellise asja. Sõnaraamatu, mille nimi on English Dictionary. Inglise sõnaraamat. See on siis ühe sõnaga inglise keel ameeriklastele ja Ameerika inglise keel inglastele. Esiteks, me saame ju sellest filmidestki aru, et hääldus on erinev. No vaatame, mis asjad meil siin on. Shetlandi see järjefilm ja mis iganes. Kõik need Isa Brownid ja see. Ja me oskame kõrvuti panna siia siis Ameerika omad on seal kas Lieutenant Kojak või Colombo või kõik. Me saame aru, et need on erinevad hääldused. Aga see on nagu selline üks asi, kus juures muide ameeriklastele inglise hääldus väga meeldib. See on selline nagu peen ja aristokraat. Just. Ja kui ma sellest aru sain, siis oli niimoodi, et siis me kodus harjutasime mitte väga hästi, aga ma olen oma pojale selle inglise keele nagu enam-vähem sundinud selgeks. Oxford English ja nii edasi. Ja ta oli siis, ma ei tea, 15, 16, 17, kui vana ta siis oli. Ja nüüd, kus ta töötab Johnsoni firma juhatuses ja nii edasi ja on 37 aastat vana, siis ta mõnikord on öelnud, et küll on hea, et ma seda oskan. Et mõnikord on jõle kihvt, et siis eriti kui on mingisugune nõupidamine väljaspool Ameerikat, talle hiljuti nüüd tuli, nad käisid seal oma turge avamas seal Jaapanis või nii edasi, et kui sa seal nendes kui sa selle Englishi paned välja, siis see jätab kohe sügava mulje. Ja kui tal ei ole kaua aega võimalust seda rääkida, siis ta ükskord nädalas või ükskord 2 nädala tagant ta lükkab sisse selle English pronounce'iga programmi selleks, et see kuidagi meelest ära ei läheks. Aga me räägime sellest, et need 2 erinevad. Aga see on tegelikult ka sõnades, näiteks ütleme Subway, Underground Railway. Ja, võib-olla veel parem on näiteks ütleme sellised sõnad nagu truck, eks ole, mida me teame, mis on siis veoauto. Ja siis truck on inglise keeles lorry 2 R-iga ja Y. Pagasi kohta samamoodi, õige väike nüanss. Baggage või luggage. Jah, õige, see on ka väga hea. Siis aastaaegadest, eks ole, üldiselt, meie oleme ka koolis siin inglise keele õppinud, see on autumn. Ja inglise keeles on see fall, Ameerika inglise keeles. Nii et siin on need asjad, aga kui me rääkisime sellest, et inglise keel on võitnud kogu maailmas ja selles mõttes, me ei räägi mitte sellest, et keeltest ja nii edasi, me lihtsalt tahame väita tegelikult ühte asja. Inglise keeles on maailmas nii võitnud,
ja inglise keel on õppides nii kohutavalt lihtne, et sa saad ära rääkida, inglise keel ei nõua üldse mingit suurt mõistust. Siis sellise inimese üles otsimine ja ministriks panemine, kes inglise keelt ei oska, nõuab minu arvates täiesti pingutust. Aga nad tulid sellega toime. Nad tulid sellega toime, jah, täpselt. Sest ma ütlen, mine siin samas Nõmmel või all Mustamäel tavalisse kooli, võta 5.–6. klassist üks junge, pane ta sinna ministeeriumisse istuma ja ta teeb selle töö lahedalt ära. Ja peale selle, tal ei ole ka midagi lendamise vastu. Nii et tegemist ei ole mitte lihtsalt viletsa standardiga, vaid tegemist on substandard isikuga. Nüüd, eks meie ju räägime ka kogu aeg, et võt eesti keel, mis tast saab ja nii edasi. Mina ütlen selle peale, mis tast ikka saab, ega teda varsti enam ei ole ja selleks, et alles jääks, ei ole mitte midagi teha ja see, mis põhiseadus on kirjutatud, on ilusad kirjutasid ja aga seda ei saa ometigi ju tõsiselt võtta. Inglise keel on võitnud ja jääb võitma ja jääb domineerima ja nii see on. Nii et inglased võitsid. Kui me mõtleme kõigi nende keelte peale Aafrikas, Kanada, USA, Austraalia, Uus-Meremaa, India ja nii edasi ja nii edasi, inglased oma keelega võitsid. Aga nüüd tekib küsimus, et inglased esitavad endale ka küsimuse, kas meie keel jääb alles? Oota nüüd inglise keel on üle maailma ja inglastel on mure, kas keel jääb alles. Inglased võitsid. Keelestandard ju mureneb servadest. Täpselt. Ja nüüd on niimoodi, et sellist, kui on olemas juba English, eks ole, see, mis Erik kirjutas seal Ameerikast ja nii edasi, siis tegelikult on ju niimoodi, et seda õiget inglise keelt, millest inglased ise ka aru saavad, ega teda nüüd nii väga palju ka ei ole. Tähendab selle tulemus, et absoluutselt kõik räägivad inglise keelt, tulemus on see, et see keel, mida nad räägivad, ei ole päriselt kosher ja ta ei ole nagu päris okei. No ütleme siin samas, mis mul oli aasta tagasi mingil konverentsil Küprosel. Kogu konverentsi töö oli inglise keelne, aga seal olid norralased, rootslased, sakslased, prantslased, kõik rääkisid inglise keeles. Ettekanne tuli pidada inglise keeles, mida ma siis ka tegin ja mulle esitati küsimusi pärast ettekannet ka inglise keeles, kus juures seal mõnikord tekkis probleeme, et nende inglise keel ja minu inglise keel ei ole päriselt üks ja see sama. Nad kas küsisid ühte sama asja 2 korda, sest minu vastus ei olnud nii selge või nii inglis, nagu nemad aru saavad. Aga teisest küljest oli probleem selles, ega nende küsimus polnud ka suurem asi. Oli ka inglise keel, aga kuidagi nagu teistmoodi. Muide, teadlased on sellest probleemist teadlikud ja on sellest omat moodi üle saanud. Ma ei tea, igasugused need ärimeeste konverentsid ja kongressid, ma ei tea, kuidas need kõik käivad, aga ma võin öelda puht teaduslikud, mis on rangelt tõesti teaduslik mingitest asjadest. No too oli semiootika kongress, ma enne nimetasin ekslikult kongress. Lamarckis, selles Lõuna-Küprose pealinnas, siis teadlased on sellest asjast niimoodi aru saanud, et kui nad teevad oma ettekandeid, siis neil on tavaliselt pastakas käes ja nad kirjutavad siis suurelt tahvli peale. See on siis kas paberi peale või siis selle suure valge selle peale ja mingil määral kasutavad ka slaide. Sellepärast, kui ma halvasti hääldan, aga kirjutan õigesti, siis sellisel juhul nad saavad aru, mille ümber jutt käib. Ja see on üks põhjusi, meil on nüüd uued metoodikad ja me õpetame ikka uut moodi ja mis moodi tuleb kasutada. Nii et ma väidan, et see ei ole alati metoodika küsimus. Teaduskonverentsidel see ei ole mitte metoodika küsimus, vaid see on küsimus, et omavahel üksteisest aru saada. Ja lõpeb see lugu siis tegelikult siis sellega. Muide, enamikul juhtudel seda probleemi ei ole. Ja kui ma tean, et seal ei ole mitte ühtegi inglast ja ma tean, et mina ei ole ka Shakespeare, eks ma siis hakkan ju rääkima esiteks aeglaselt
ja teiseks ma hakkan rääkima hästi selgelt, eriti neid sõnalõppe hääldama ja nii edasi, et igaüks saaks enam-vähem aru ja saadaksegi aru. Nii et tulemus on see, inglased võitsid, aga nad kaotasid oma keele. Et mis edasi saab. No keelele esimese lagundava põntsu pani siiski Joyce. Jah, ka õige muidugi. No kui me nüüd praegu hakkame, et mis saab edasi, midagi ei saa edasi, tähendab see inglise keel muutub enam ja enam selliseks inglise keeleks, millest kõik aru saavad. Ja see on paratamatu. See inglise keele täis domineerimine on, ma väidan, kuskil viimase 10 aasta tulemus. Ma ei ole seda väga hästi ise näinud, aga ma oletan. Sellepärast seda universaalset inglise keelt 90. aastate alguses ei olnud. 91. aastast alates kuni suhteliselt hiljutise ajani olen ma õpetanud ainult inglise keeles. Ja selles inglise keeles, mis oli tolles ülikoolis, kus ma olin, see on siis Notre Dame, või siis all Austraalias. Võide veel üks näide, ma praegu nimetasin ülikooli nime, eks ole. On ju olemas siuke asi nagu Hugo romaan Püha Jumalaema kirik Pariisis. On. Ja siis praegu nad ju parandasid ära, tal põles seal ja niimoodi. Selle nimi on Notre Dame ehk Jumalaema kirik Pariisis. Mina enam tavaliselt nii ei häälda, sellepärast, et ma olen ülikoolis, kus oli sama nimi, aga hääldati teistmoodi. Minu jaoks on see alati olnud Notre Dame, mis on selgesti mitte prantsusepärane hääldus, kus juures tegemist on ülikooliga, mille 100 aastat enne rajasid prantsuse vaimulikud, kus kõik oli prantsusekeelne. 100 aastat läks mööda, nüüd me siis räägime Notre Dame'i ülikoolist, mis on läinud. Nii et need on nüüd siis ühesõnaga need variandid, mis meie ees on keeleliselt, nii et siis vaatame, kuulame. Võiks praegu küsida, võib-olla see küsimus tundub natuke ebaselge, aga millises Paabeli torni ehituse faasis me siis oleme? Ei teagi. Poole peal. Ega seda Paabeli torni tegelikult ju väga kõrgele, me ei oska ju muidu öelda, me näeme seda piltide peal, sealhulgas Hieronymus Boschi pilt näiteks seal Paabelist ja need teised. Mina sain aru, et see nagu väga kõrge ei ole. Materiaalselt mingisugused vundamendijäänused on leitud ja arvutatud ka, aga just põhimõtteliselt, millal taas keeled lagunevad, millal taas kõik see killustub? Ma arvan, et see ei killustu enam mitte kunagi. Sel lihtsal põhjusel, et tegelikult, miks ta peakski praegu killustama? Meil on praegu tegemist mis asjaga? Meil on praegu tegemist ühtse, ütleksime siis niimoodi, Euroopa tsivilisatsiooniga. Ka Ameerikas ja mis iganes, olgu see Trump, milline tahes. Ja me ei räägi sellest, aga me tajume seda, et see ühtne keel on nii ehk naa meile kasulik. Selle lagunemine, küsimus milleks? Mis me sellest võidame? Kujutame ette, et me lähemegi tagasi, tähendab puhtalt eesti keele või läti keele peale ja nii edasi, nii edasi. So what, mis saab edasi? Me kaotame ära väga paljud variandid alates sellest, et me ei saa isegi korralikult arvutiga endale lennupiletit tellida, rääkimata sellest, et kuskile sõita või midagi teha. Ja ma olen olnud kooliõpetaja ühes vene koolis aasta tagasi Lasnamäel. Ja seal nüüd oli üks nüanss, mis oli iseenesest võib-olla praegu ajab mõned kuulajad marru, aga teisest küljest jällegi täiesti loogiline. Mina õpetasin seal ühiskonnateaduslikke aineid eesti keeles. Selleks, et üleminek sellele eestikeelsele haridusele ja nii edasi. Rääkisin nii, nagu ma ütlesin, aeglaselt ja kirjutasin tahvlile ja siis see ja see. Ja nüüd on selle tunnikene läbi ja siis kaks poissi, kes olid sellised pigem tublid
ja eesti keelest nagu enam-vähem said aru, annab veel muidugi veel edasi minna, ta ikkagi korras päris eesti keel ei olnud ja nii. Aga me hakkasime kolmekesi omavahel rääkima sellest asjast, millele ma ei osanud muidega vastata. Kui nad esitasid küsimuse, aga milleks mulle eesti keel? Ma ütlesin, et kui mitte midagi muud, et siis te Eesti turul ja kui te tahate Eestis tööle hakata ja nii edasi, teil on lihtsalt eesti keelt vaja. Ja kui te tahate suhelda Eesti riigi asutustega ja nii edasi, teil on eesti keelt vaja ja nii edasi, siis me ei taha suhelda Eesti riigi asutustega. Meil pole vaja ja me ei taha eriti ka Eestis tööle minna. Et me lõpetame siin ära, et ühel oli Maastrichtis mingi seal see õppeprogramm vaadatud, teisel mingi teine. Ja tegelikult selgub siis see, et vene lapsed Lasnamäe koolides on väga ja väga eurooplased. Tähendab, nende orientatsioon on Euroopa kui tervik ja seal ei ole eesti keelt tõesti vaja. Midagi taolist kohtasin ma siis, kui ma olin, see on nüüd 15-20 aastat tagasi, kui ma õpetasin, oli üks ülikooli programm, õpetasin Sillamäel. Põhimõtteliselt samasugune asi. Räägivad, neil pole Eesti vastu midagi, nad on mingil määral Eesti patrioodid ja nii edasi, aga saad aru, kui 16, 17 aastane, 18 aastane Lasnamäe tatlina küsib minu käest, et aga öelge õpetaja, mida ma peaksin siin Eestis tegema. Ma ütlesin, kuidas mida, et lähed nüüd tehnoloogiat õppima või hakkate mingisuguseid start-up'e tegema ja igasuguseid kihvtasju ja nii edasi. Et ei ole tore on ju ja see miks Eestis tore on? Et see on täpselt sama tore või veelgi toredam Soomes, Prantsusmaal, Belgias, ükskõik kus kohad. Ja üleüldse, miks siin Euroopas olla, kui võib minna rahulikult Ameerikasse ja Ameerikasse võib rahulikult minna. Sellepärast, et praegu on ju kõik viisad ja värgid on ju sealkandis ära kadunud. Nii et võib-olla nende venelaste eripära seisneb selles, et neil ei ole seda mingisugust erilist. Nad õpivad selle eesti keele ära küll ju. Ja neile sisendatakse tegelikult, et nad on siin võõrad. Ja neile sisendatakse esiteks, et neil on siin võõrad. Ja teine asi, koos keelega tegelikult ei õpetata neile ära selliseid asju, mida meie eestlastena või eestluses peame veel oluliseks. Ei ole mitte ainult see keel, vaid on Liidia Koidula, eks ole, on Noor Eesti kirjastus, on Karl Robert Jakobson, 3 Isamaa kõnet ja muud taolised asjad, laulupidu ja see, need vene lapsed ja nii edasi, kes ma rõhutan, on mingil määral eesti keele ära õppinud ja nüüd Sillamäe omad rääkisid lihtsalt vabalt. Nemad vaatasid ka meie peal, ma ei oskanud ka midagi eriti öelda, et kuulge, et meie kallid Eesti sõbrad ja nii edasi, seletage mulle ära, küsis üks nendest poistest. Kas teil ei tundu naljakas, kui mitte idiootne, et 50 000 eestlast tulevad ühte kohta kokku ja hakkavad kaine peaga laulma? Kas seda on võimalik tõsiselt võtta? Mina arvan, et on muidugi. Siis ma räägin muidugi laulvast revolutsioonist ja nii edasi, aga siis selle vastus on hea küll, et laulsid ennast vabaks ja nii edasi ja meid ka vabaks, et väga tore, miks te veel laulate? Tähendab, need on mingisugused sellised kultuurimärgid, mis ei käi kaasas keele ära õppimisega. Lõppkokkuvõttes ei maksa unustada, et Riigikogus tükk aega oli ainus inimene, kes rääkis grammatiliselt puhast eesti keelt, kusjuures õige hääldusega ja interfunktsiooniga ja syntaksiga ja kõige sellega, oli Mihhail Stalnuhhin. Torkan sulle vahele, kõige puhtama eesti keelega minu arust, ei väsi ennast kiitmast, ma olid Jura Krjukov ja Maria Klenskaja. Jah. Aga oota, kas ma nüüd ei tea, kas nemad on, kas neil oli mingisugune venekeelne taust kuskil või? Jah. Okay. Nojah, siis ta nii enam-vähem ongi. Ja muide, ma ei tea, nüüd keele koha pealt ma ei mäleta, aga Jüri Järvet on ju...
õige. Jüri Järvet ju ka ei olnud eestlane, jah muidugi. Nii et võt niisugune lugu on nende kultuuride asjade ja nendega, kuidas on. Egas midagi, olgem tublid ja õppigem ja vaatame, mis edasi saab. Aga tuletagem meelde, tähendab, et see teema, millest me täna alustasime ja mida mul ei olnud isegi nagu väga valmis mõeldud, aga no hea, et sellest rääkida sai, oli see, et kas meie valitsuses on kompetentsed inimesed ja vastuväide on see, võib juhtuda. Aga ei ole kaugeltki mitte selge ja ei ole kaugeltki võib-olla isegi mitte seaduspärasus. Aga selle peale, mis meil üle öelda jääb, ise me nad valisime, seal nad on, eks me siis peame elama ja nii edasi. Muidugi, eks üks asi, mis meid päästab, on see, et me oleme nüüd kultuuriruumi poolest ühes ja samas kohas Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust ei tule mitte ainult halvad asjad, vaid ka head asjad. Ja nagu siin see meie kangelane Gert Kingo nagu välja tuli, lõppkokkuvõttes see, et me tast lahti saime selles õnnetusministri ametis, ma arvan, et see on see koht, kus me peame Euroopale aitäh ütlema. Tänu sellele, et Euroopas räägitakse inglise keeles ja tänu sellele, et Euroopa konverentsidele lennatakse lennukitega, tekkiski siuke olukord, kus tuli ta lihtsalt välja vahetada. Nii et eks tema on ka meile mingisuguse siukese hea teo korda saatnud. Nii. Ja ma arvan, et tänaseks aitäh, kuigi me rääkisime ainult ühest asjast, aga ju siis oli see oluline. Me alustasime ministrite kompetentsist ja number 2 me rääkisime sellest, millised on keeled ja mis neist edasi saab. Ole tänatud, Igor Gräzin. See jutt oli See jutt ei olnud päris igaühe jaoks, sest mõni võis minna lausa raevu, et kuradi Kremli jutupunktid läbi New Yorgi ja Austraalia ja üldse täitsa hull inimene. Aga kui nüüd lasta ikka mõlemast poolkerast läbi, ma ei pea silmas neid poolkerasi, mille peal me istume, vaid neid, kuhu mõistus väidetavalt on kogunud, siis me näeme kaunikesti, sõltub kuidas võtta, aga me näeme mingit pilti, mis ei vasta päriselt meie loosungitele, meie ettekujutusele ja lihtsalt nii on, ei ole midagi parata. Muutuvad inimesed ükskõik kelleks. Oleme eestlased, aga saame lätlasteks või saagem lätlasteks. Igasuguseid loosungeid võib ju põrutada. Ise kavatsen küll jääda eestlaseks, tõsi, ega seda kauaks ei ole, aga mis siin ikka minusugusel tõmmelda. Nii et aitäh, Igor Gräzin ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.